Ukraina presidendi kantselei endine juht Andrei Yermak pääses juba esmaspäeval 140 miljoni grivna suuruse kautsjoni vastu eeluurimisvanglast, olles seega trellide taga kokku 3 päeva. Lõpuks koguti raha kautsjoni jaoks ühiselt, kuigi tundus, et Yermakil olid justkui kõik peos, kuid keegi ei kiirustanud teda päästma. Aga juba täna sai teatavaks, kes ja kuidas maksid Yermaki eest kautsjoni. Ja teid üllatab väga, kui toksiliseks on Yermak muutunud isegi oma lähikondlaste jaoks. Eriti aga president Volodymyr Zelenski lähiringi jaoks. Selles saates arutame, kes panustas Yermaki kautsjonisse, miks tal oli nii raske leida valget raha ja kuidas uurijate sõnul anti korraldusi presidendi kantseleis. Koguda raha nii, et ei jääks vahele seotusega. Nüüdseks juba toksilise endise Zelenski kantselei ametnikuga. Ja samal ajal saab äkitselt teatavaks, et Timur Mindich kaebas Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohtusse. Arutame ka, mille eest ja miks selles saates. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar. Ja sõbrad, liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses, samuti seal samas video kirjelduses. Link minu ainult ukrainakeelsele YouTube'i kanalile. Seega, kui soovite vaadata minu eraldi saateid ukraina keeles, siis kindlasti minge sinna, tellige ja toetage täiesti uut ainult ukrainakeelset YouTube'i kanalit. Niisiis, selles saates tsiteerin ma uuriva ajakirjaniku materjali. Väljaande Nädala peegeltoimetaja Inna Vedernikova ning samuti siseteavet selle kohta, kes ja kuidas vabastas Yermaki eeluurimisvanglast. Aga kõigepealt lubage mul tuua selle juhtumi kõige värskem uudis. Mida see juhtumi kahtlusalune, ärimees, kelle suhtes on Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu otsusega kehtestatud sanktsioonid? Timur Mindich esitas hagi Ukraina kassatsioonihalduskohtusse. Ta nõuab, et president Zelenski määrus tunnistataks kehtetuks. Tema suhtes kehtestatud sanktsioonid on ebaseaduslikud ning taotleb kehtestatud piirangute tühistamist. Põhivastajana on kohtuasjas märgitud Ukraina president Volodymyr Zelenski ja ilmselt juba endine Timur Mindichi sõber. Nii et ilmselt hakkab selles asjas nüüd kõige huvitavam osa pihta. Aga mis puudutab Andrei Yermaki, siis alustan natuke kaugemalt. Nagu kirjutab Vedernikova, pärast kahtlustuse esitamist endine presidendi kantselei juht Andrei Yermak ja tema advokaat Igor Fominjev ei maganud 4 ööpäeva, sest oli vaja leida raha kautsjoni jaoks. Aga siin on paradoks. Yermakil ja tema advokaadil oli tervelt 6 kuud aega, et valmistada kautsjoon ette legaalse rahaga. Esimesed läbiotsimised Yermaki juures toimusid juba eelmise aasta novembris, pärast mida ta lahkus presidendi kantseleist. Kuid keegi ei teinud midagi. Ja allikate sõnul oli Yermak kindel, et talle ei esitata mingit kahtlustust. Andrei Yermak tundis end turvaliselt. Ja see, mis juhtus kahtlustuse esitamise päeval, oli tema jaoks šokk. Pärast kahtlustuse esitamist Andrei Yermakile ei selgitanud Ukraina president Zelenski avalikult midagi. Ta ei kaitsnud teda, ei distantseerunud otseselt ega võtnud vastutust inimese eest, kes oli aastaid tema peamine juhtimisvahend. Ja edasi tsiteerin ajakirjanik Vedernikovat. Keha, mille osa oli Yermak, heitis ta kõrvale nagu sisalik oma saba, ütlemata ainsatki sõna. Süsteem luges käsku. Korruptsioonivastase kohtu uksed osutusid liiga raskeks kõigile, kes oleksid võinud tulla Andrei Yermakile toetust avaldama. Ei sõpru, ei portfellide eest tänulikke alluvaid, ei ka eilseid omasid. Nagu advokaat täpsustas, ei soovinud Yermak ise oma lähedasi kohtusaaris näha. 10 kaamerate ees istus endine kõikvõimas presidendi kantselei juht üksi. Ja nagu väljaanne kirjutab, valmistati Yermakile eeluurimisvanglas kamber ette juba eelnevalt ja hoolikalt. Jällegi tsiteerin Vedernikovat. Muidugi suutis Zelenski korraldada sõbrale eraldi kambri eeluurimisvanglas. Tataro pingutas selle nimel. On selge, et Yermakil oli telefon ja isegi isiklik turvamees ukse juures. Meie allikate andmetel oli isegi alandav kiri Yermaki nime kõrval, ühe linnu nimi, mis vangla hierarhias kindlasti elu lihtsamaks ei tee. Selle enne Menski kolooniasse saatmist jättis Aleksander Dubinski. 1. ja 5. jalutusvööndis. See fraas värviti kohe üle. See on palju ülemuse jaoks ja väga vähe sõbra jaoks. Zelenski tegeles kautsjoniga, pani kõik liikuma, nõudis raha otsimist, jagas ülesandeid ehk tegi kõike peale kõige tähtsama.
ta ise ei tasunud kautsjonit, ei andnud eeskuju, ei riskinud oma rahaga, ei tahtnud sõbra pärast end määrida. Nagu poliitik, kes aastaid müüs süsteemi sees pilti mehest, kes peab sõna ja seisab oma inimeste eest, aga ta ei leidnud, täpsemalt ei tahtnud leida. Ja süsteem luges taas signaali välja. Lõpuks vaadake, mis välja tuli. Jermaki kaitseks ei tormanud välja ei Sergei Šefir ega David Arhamia ega Kirill Timošenko ega Juri Golik ja nii edasi ja nii edasi. Edasi veel üks tsitaat. Aga peamine järeldus on juba ilmne. Must süsteem ei suutnud isegi enda jaoks kiiresti valget raha tekitada. Inimesed, kes käsutasid 100 miljardeid eelarvest, rahvusvahelisest abist ja tagatubadest, ei suutnud kiiresti koguda 140 miljonit legaalset grivnat inimese jaoks, keda alles eile peeti riigis teiseks tähtsaimaks. See ei ole pangapäeva tõrge, see on süsteemi kokkuvarisemine. See näitas, et süsteem ei püsinud lojaalsusel ega ühisel kassal, vaid hirmul. Jermak määras 100 inimesed tulusatele kohtadele, kust nad lahkuvad palju rikkamana, kui sinna tulid. Aga keegi ei kiirustanud talle midagi üle kandma. Sellisel määral on ta toksiline. Lõpuks otsustati presidendi kantseleis, et kuna Jermak on advokaat, siis las tema eest maksavad kautsjoni sümboolselt tema kolleegid õigusvaldkonnast. Kuid ka siin läks midagi valesti. Lõpuks ilmus nimekiri neist, kes maksid Jermaki eest ja see nimekiri näitab, et raha otsiti üle kogu maailma. Enne nädalavahetust maksid 7 ettevõtet üle 94 miljoni grivna kautsjoni, kuid sellest summast jäi siiski väheks ja hiljem lisandus veel 30 miljonit grivnat. Selle summa kandis üle teaduslik kohtuekspertiisi asutus. See on 2017 aastal asutatud eraorganisatsioon Kiievist. Kuni 2025 aasta septembrini osales see organisatsioon riigiasutuste ja munitsipaallettevõtete hangetel kohtuekspertiiside ja uuringute läbiviimiseks. See tähendab, et ta tegi koostööd võimustruktuuridega. Veel 4 miljonit grivnat panustas advokaatide ühendus Advokaat, mida juhib Jaroslav Kuts. Ja juba 2016 aastal oli ta kriminaalse vestlussaate vaataja kui tunnistaja ekspert telekanalis Ukraina. Dnipros pärit ettevõte, spetsialiseeritud juhtimine, ehitus, elektromontaaž tegi Jermaki eest kohe 32 miljonit grivnat sissemakse. 2017 aastal oli see ettevõtte politsei kriminaalmenetluses seotud tõenäolise kuritegelikul teel saadud vahendite legaliseerimise ja maksude tasumata jätmisega. Veel veidi üle 10 miljoni grivna maksis eraettevõtte SV Grupp, mis tegeleb autokaubandusega. Kiievi advokaadibüroo Delegilata kandis sisse 14 miljonit grivnat ja veel 4 miljonit grivnat kandis sisse ettevõtte Arena Marine. See on logistikaettevõte Odessast, mille osakapital on 40 000 grivnat. Lisaks liitusid kautsjoniga ka 7 füüsilist isikut, kellest kõige tuntum on Serhii Rebrov. Te kõik teate, kes ta on. Tema andis 30 miljonit. Volodõmõr Petrov Islandia TV-st andis kautsjoniks 80 000 grivnat ja Jermaki advokaat Ihor Fomin maksis 5 miljonit grivnat. Ja lõpetan selle saate Vedernikova tsitaadiga. Juba praegu nägi kogu riik. Puutumatuid pole. Poisid, te pole puutumatud. Las praegu ainult ühte teie süsteemi alustala kallistas eeluurimisvangla 4 ööks. Süsteem ei taga enam turvalisust. Ei Umerovile ega Šefirile. Ega ka kõigile teistele, kes alles eile pidasid seda oma isiklikuks soomuseks. Praegu nad istuvad, vaatavad seda kõike ja mõtlevad. Aga kes ja kuidas kogub mulle kautsjoni, kui riigi teise inimesega juhtus selline lugu? Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, mis tahes annetusega, linkide ja rekvisiitide kaudu. Selle video kirjelduses või teie ekraanidel oleva QR-koodi kaudu ja tuletan meelde, tellige minu ukrainakeelne YouTube'i kanal. Sellele kanalile viide on samuti selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!